Ja räägime nüüd siis sellest, kus me seda JavaScripti siis siin kursusel põhiliselt kasutame. Ehk siis brauser või kus enamik inimesed teda põhiliselt kasutavad. Ehk JavaScript siis ka algselt brauserisse loodi Netscape'ile ja tänapäeval muidugi on see JavaScript siis levinud igale poole, et lisaks brauserile on meil teda veebiserverites ehk siis kogu see Node.js-i süsteem, mobiilides, React Native, pesumasinates, külmutuskappides ja kus veel iganes. Ja igal sellisel platvormil, kuhu siis seda JavaScripti on pandud, on siis oma platvormi põhine funktsionaalsus. Ja seda nimetatakse siis host environment'iks ehk igalühel on siis oma mingisugune keskkond, kus siis on erinevad asjad olemas. Ja see host environment annab siis terve hulga igasuguseid funktsioone meile juurde ja ka igasuguseid objekte, mis ei ole siis otseselt JavaScripti osa, aga mis seal selles keskkonnas on olemas. Ja brauseri vaates on siis meie jaoks olulisem see, et annab siis meile kontrolli veebilehe sisu üle, nimetatakse seda siis document object mudeliks ja annab meile juurdepääsu kogu veebibrauseri üle. Ehk siis kõikvõimalikud historid, urlid, kuhu mingisugust sisu salvestada, kuidas taustal töötada ja kõike muud taolist. Ja teine siis samasugune pool on siis Node.js, kuhu me ka äkki jõuame välja omadega, kus on siis kõik see, mis meil serveris peaks toimuma. Ehk siis konsooli juurdepääs, failisüsteem, saab servereid kirjutada igasuguseid veebiservereid või mis iganes muud. Ehk kõik see, mis ühes operatsioonisüsteemis töötavas programmis olemas peaks olema. Ehk saate siis JavaScriptis neid ka kirjutada. Nüüd brauseris on lugu suhteliselt lihtne. Algab peale sellest, et kõik pärineb ühest window objektist. Ehk globaalne this, kui me oleme brauseris, viitab siis asjale, mis on window. Ja window omakorda jaguneb siis kolmeks suureks osaks. On siis DOM ehk document object model, BOM ehk browser object model ja siis JavaScripti nagu core ise, ehk siis kõik see, kuidas JavaScript töötab. Siin on siis interpretaatorid või just-in-time compilerid ja kõike muud, mis siin JavaScripti poole peal siis brauser teeb. Ja DOM tegeleb siis kõige sellega, mis on meie veebilehe sisu ja kuidas see reaalselt välja renderdatakse, kuidas seda käigu pealt muuta, kuidas lugeda, mis seal tehtud on, kuidas vormid töötavad ja kõik muu taoline. BOM ehk siis browser object model puudutab siis kogu seda brauseri osa ennast ja sellised fancy mingisugused HTML5 võib-olla feature'id võib ka siis sinna brauseri alla lugeda. Ehk siis igasugused ajalugu, edasi-tagasi sõitmine, kui suur meie ekraan on, kus meie viewport parasjagu on, kas meil on GPS-i tugi, saame me seda küsida, kõike muud taolist, ühesõnaga päringuid teha on ju teistele veebilehtedele või kuhugi appidesse või mida muud iganes. Ja ehk siis veel kord, mis on nagu oluline, siis on see, et see root object ehk see this, millele asi viitab, on siis window. Ja näituseks kui me lihtsalt JavaScriptis, mis meil brauseris töötab, deklareerime funktsiooni say hi, siis tegelikult see say hi asub meil siis automaatselt window küljes. Ehk me ei pea selleks midagi ütlema, me ei pea tegema, et window.sayHi võrdub, et see on nagu alati olemas. Ja võib siis teistpidi vaadata, mis sealt siis window küljest veel saada on, näiteks inner height, et seal on terve hulk siis igasugused property'd, mida vaadata. Ja nüüd, mis meid võib-olla kõige rohkem, vähemalt alguses huvitab, või mis on vaja kõigepealt selgeks saada, on siis DOM ehk document object model. Ja see siis on siis selline puukujuline struktuur, puu on ju, mitte graaf, puukujuline struktuur, mis siis hoiab endas kõiki objekte, mis meie veebilehe moodustavad. Ja algselt, kui DOM-i hakatakse koostama, siis algab see peale, mitte nagu entry point, aga kust kogu see ajalugu algab selle DOM-iga, on siis see, et veebiserver saadab mingisuguse HTML-i teksti kujul teie veebilehetsele, brauserile. Brauser võtab selle HTML-i, üritab selle läbi lugeda, selle lahti parsida ja moodustab siis mälus asja, mille nimi on siis DOM, ehk siis tekitab selliste objektide kaskaadi, kus on siis kõik elemendid, alates body, head'ist ja kõik, mis teil seal lehel vähegi on, JavaScriptid, iga tühik, kommentaarid, kõik asjad pannakse siis mingisugusesse DOM-i puusse kirja. Ja see DOM-i puu, nüüd kui ta on siis mälus koostatud, on siis interaktiivne ehk mida iganes kasutaja ekraani peal teeb veebibrauseris,
midagi kerib kuhugi, kirjutab midagi vormiväljale, mida iganes ta seal teha saab, see siis automaatselt ka reflekteerub kohe selles document object modelis ja seda saab JavaScriptis siis lugeda käigu pealt. Ja kui kasutaja midagi teeb, siis kõik tekitab terve hulga igasuguseid sündmusi, ehk me saame siis neid sündmuseid pealt kuulata, igat hiire liigutust, hiire sõitmist üle elemendi, igat klikki, mida muud iganes, igat lehe scrollimist klaviatuuriga, kõike muud, seda kõike on siis võimalik teada saada. Ja teistpidi on ka siis võimalik siis seda document object modelit JavaScripti kaudu modifitseerida. Ja kui see nüüd JavaScripti kaudu modifitseerida, siis brauser hoolitseb selle eest, et iga muudatus, mis te seal DOM-is teete, ka koheselt ekraanile välja renderdatakse. Kas on näiteks seesama näide siit, võib seda siit kohe proovida. Brauseril on siis selline asi olemas nagu inspect, ehk mis võimaldab seda lehte nii-öelda debugida. Ja sellel inspectil on siis olemas ka niisugune asi nagu konsool, mis on siis JavaScripti konsool, kus te võite nüüd JavaScriptis igasugust asju küsida või proovida käivitada. Näiteks võib siit küsida window. Ja saame teada, ta üritab meile välja kirjutada mingisugusel viisil, mis see window objekt nagu on. Ja siit on nüüd näha, et window objekt on hiidsuur ja siin on terve maakera igast asju seal window objekti sees. Aga nüüd siis me saame ka siia lihtsalt JavaScripti kopeerida ja seda käivitada. Ja tõesti juhtus see, mida see JavaScript siin lubab, ehk keeratakse lehe background punaseks ja siis kasutatakse miskisugust JavaScripti funktsiooni setTimeout, mis on vist ajaga siis 1 sekund ehk 1000 millisekundit ja 1 sekundi pärast värvitakse või pannakse siis body style background tagasi tühjaks ehk võetakse siis see taustavärv ära, mis sinna pandi. Teist me võime siis ka minna vaadata, näiteks mis see document body style background parasjagu on tõesti tühjus. Nüüd üks asi, mis konsooli juures alguses tekitab segadust, on see, et konsoolil iga asi tahab midagi välja kirjutada. Ja kui see rida, mida te siin käivitate, kui see midagi välja ei kirjuta, siis ta aeg-ajalt kirjutab teile konsooli peale välja undefined. Sellest ei tasu siis ennast tehmuda lasta, sest ta lihtsalt üritab seda juuga teha. Näiteks see rida siin, setTimeout, kirjutas välja siia 588 ja see 588 on siis tegelikult protsessi ID või midagi selles vaimus. Ehk siis see setTimeout tagastab mingisuguse numbri, mille alusel saab sellele samale setTimeoutile ütelda, et palun katkesta see ootamine ja ära käivita seda, mida sa kunagi peaksid käivitama. Seda küll tuleb siis teha enne, kui see 1 sekund aega siit täis oleks saanud. Ehk siis seda DOM-i saab siis igapidi näppida ja seda DOM-i saab ka vaadata. Nüüd veel kord inspektori juurde tagasi natukene. Siin all on siis 2 rida. Siis esimene rida, tegemist on siis Edge'i veebibrauseriga, mis on siis Chrome'i renderdusmootoriga. Siin on siis selline rida nagu View Page Source. See siis näitab seda, mis teie serverist reaalselt kohale saadeti. Siin sellel veebilehel tundub, et nagu sisu üldse nagu ei oleks. On ainult üks div-ID dokusaurus ja edasi on ainult mingisugust JavaScripti siin tundub. Mingi funktsioon on siin, ilmselt siin runtime main ja veel midagi on seda JavaScripti veel siis mingisuguses suuremas koguses. Nüüd, kui me võtame inspekti lahti ja siit vaatame siis seda elementsi, siis see nüüd näitab seda DOM-i puud, mis siis sellest lähtekoodist on meile koostatud. Algselt see DOM-i puu oli hästi tühi ja siis läks tööle selle DOM-i puuga kaasa tulnud või lähtekoodiga kaasa tulnud JavaScript, mis siis dünaamiliselt asus seda DOM-i puud modifitseerima. Ja kogu see sisu, mis siin lehe peal nüüd näha on siis tegelikult tekitatud sellesse DOM-i puusse dünaamiliselt. Ehk server ei andnud meile valmis HTML-i selle jaoks, vaid see kõik siis tekkis siia JavaScripti poolt, hakati ükshaaval siis sinna elemente lisama. Ja siit saab seda puud siis täiesti vaadata edukalt. Ta ka näitab ilusti, et kus te siin puu peal jooksete. Ja see nüüd, me ei saa nagu otseselt seda puud vaadata, sest me ei vaata objekte, me vaatame nüüd siis mingisugust teksti representatsiooni, mida brauser üritab meile teha, sellest, milline see objekt siis tema arvates sealt mälust peaks nagu välja nägema. Aga mis siin on siis nagu huvitav, me saame siin igast asju teha. Ja näituseks body, class, data, mis iganes, see on siis meie body element. Me vaatame, mis me veel midagi huvitavat teeme siin näituseks.
kui siin nüüd vajutada konkreetse elemendi peale inspect, siis ta ka viited automaatselt siia õige elemendi peale, et ta näitab, kust see asi siis tuleb. Ja kui siin nüüd teha topeltklõps, siis saab seda elementi siin redigeerida. Ehk siia võib midagi kirjutada, samamoodi saate üle kirjutada klassi, nimed, asjad, elemente saab eemaldada, kopeerida, delete element, edita ZML, kõiki asju saate siit teha, ehk seda DOM-i puud saab siis ka siit läbi selle nagu inspektori muuta. See küll ei ole kuidagi permanentne, nüüd nagu te lehte reloadite, nii on kõik need muudatused kohe läinud. Aga näppida saab ja aeg-ajalt on väga kasulik. Kui on vaja midagi eksperimentaalselt proovida, kas mul see taustavärv meeldib, kas see klass teeb ikkagi seda, mida ta peaks nagu tegema ja kõike muud taolist, siis on see nagu kasulik, et sealt saab siis proovida kiiresti, mida üks või teine muudatus teeks. Ja siis, kui on selge, et see asi töötab nüüd nii, nagu ma tahan, siis saab minna seda endale koodi kuhugi reaalselt sisse viima. Ehk las siis see X-kärg Z siin parasjagu siis olla. Ja DOM-il on siis olemas selline tore leht nagu Living Standard, ehk siis võite minna sealt lugema, mis siis selle DOM-i nagu spetsifikatsioon täpselt on. Et seal on oma keel, kuidas see kõik täpselt kirja pannakse, mis üks või teine DOM-i element ülevalt alla vaadates siis tähendama peaks, et avates sellest samast Windowst ja sealt kõike muud edasi tulles, et mis on bodid ja kõik muud asjad. Nüüd teine suur punt, mis meil siis on siin brauseris, on siis browser object model. Ehk siis see kõik, mida me saame brauseriga teha, ehk siis see host environment brauseri vaates. Meid esimesega tavaliselt tuitab mingi ajalugu, me tahame seda URL-i siin modifitseerida, ilma et me reaalselt veebilehte tegelikult serverist uuesti laeksime. Me tahame siia mingid fake URL-e tavaliselt JavaScriptis kirjutada, et jätta kasutajale mulje, et on kuhugi edasi-tagasi navigeerinud. Me tahame oma GPS-i kasutada, mida iganes muud niukest asja teha. Ja kindlasti me tahame tavaliselt päringuid kuhugi backendi teha ja REST-API-t kasutada, mis on hästi tüüpiline. Ja see DOM siis, nagu ütleb oli, on siis selline puu. Ja kui nüüd vaadata siis sellist HTML-i lähtekoodi, siin mingit JavaScripti ei ole, siin peaks kõik tulema nagu üks ühele, siis me peaksime saama umbes mingisuguse enam-vähem sellise lehe või sellise sisu sellele DOM-i puule. Ja siin on ka nüüd näha, et ka siis need tühikud mingisuguste asjade ees on reaalselt ka elemendid. Ehk see, et see tekst on meil siin tabuleeritud või nii-öelda nihutatud, näitab, et see sisu on nagu nihkes, ehk kui siit vaadata siis seda head'i, siis head algab 4 tühikuga, mis peaks vist olema äkki see osa siin või? Kuskil siin on veel mingi tekst vahel, see vist peaks olema siis see tekst, mis on see siin äkki. Ja body on samamoodi nihutatud, ehk sellel on ka mingi asi ees. Ühesõnaga, selle võib siis proovida uuesti, kes tahab läbi joosta. Tehke endale üks HTML ja saate kõik need elemendid endale näiteks JavaScriptis välja kirjutada. Ja siin on, vaat see nüüd õige, et kuidas ta nagu nii-öelda mitte õige, et siis siin on siis see nagu, kuidas ta näeb välja, kui vaadata kõiki neid nõude, mis selles puus tekivad sellise HTML-i peale. Ja siin on siis see osa, mis tegelikult tavaliselt meid huvitab. Ehk siis, kui me tahame näha neid päriselt HTML-i tag'e ainult, ehk meil on HTML head title ja seal on mingisugune teksti sisu, ehk see osa siit, mind tegelikult ei huvita see, et kas siin ees on ka mingisugused tühikud ja ma ei tea, igasugused kommentaarid ja mida veel iganes. Aga kes tahab, saab need siis kõik sealt välja lugeda. Ja DOM-i puhul seda mööda saab siis kõndida, ehk kui nüüd hakata siit kuskilt kõige alt nagu üles lugema, siis meil on mingisugune node. Sellel node'il on siis eelmine, ehk siis tema nagu varasem, nimekirjas varasemalt olev sugulane. Nimekirjas, sibling ehk siis õde või vend. Tema nimekirjas järgmisena olev, samal tasemel olev node. Ja siis on tema child nodes kollektsioon, kus on olemas võimalik eraldi siis kätte saada esimene child ja viimane child, ehk siis kes on selle divi sees, on ju.
Need on siis need, kes on div'i kõrval. Ja div omakorda ise viitab siis, kes on tema parent. Need võib olla siin mitmeid, aga lõpuks siis parentiks muutub dokument body. Kui see on body sees, omakorda body viitab siis dokument elemendile ja see omakorda viitab siis dokumendile. Ja tegelikult teoorias vist ka dokument viitab siis window'le, kui nüüd väga tahta täpne olla. Ehk siis mööda seda saab siis ringi joosta. Ja teoreetiliselt siis on ka võimalik, et dokument body saab olla 0, sest seda ei ole veel konstrueeritud või seda ei olegi selles HTML-is olemas. Ja kui teil on siis JavaScripti osa, siis JavaScripti juures tuleb meeles pidada seda, et sõltuvalt sellest, kus see JavaScript selles HTML-i puus, source puus, ehk siis see tekst, mis teil serveri poole pealt saadeti brauserile, kui ta selles HTML-i lähtetekstis on see JavaScript kohe seal kõige üleval, kas head'is või body alguses või kus iganes, siis brauser loeb selle sealt sisse ja paneb ka selle JavaScripti kohe käima. Ja siis võib juhtuda selline olukord, kus teie skript läheb käima, aga brauser alles koostab seda body ülejäänud HTML-i tekstist. Ta alles loeb seda. Ja teie skript võib hakata vigu andma, sest te proovite leida puust elemente sellest DOM-i puust, mida veel tegelikult ei ole loodud. Ja siis saate mingid vigu või teatate, et hurraa, ma ei saa tööd teha, et seda või teist asja pole olemas, aga tegelikult umbes mõnekümne või mõnesaja millisekundi pärast need asjad oleksid seal olemas olnud. Et seda peab alati JavaScriptis arvestama, et ei tasu liiga kiiresti tormama hakata ja tuleks pigem oodata, et see DOM-i puu on lõpuni valmis ehitatud. Selleks on ka vastav siis sündmus olemas või event, mida saab pealt kuulata, et hurraa, nüüd on see asi olemas, JavaScript siis vastavalt või brauser ütleb seda JavaScriptile, saate sellele eventile panna kuulaja, event listeneri ja siis hakata JavaScriptiga midagi tegema, kui see DOM-i puu on valmis ehitatud. Ja nüüd DOM-i puus siis kõigepealt on siis need child nodes, ehk siis kogu see jutt siit. Ja need child nodes, siin on siis näide, kuidas võib proovida nendest üle joosta, võib isegi vaadata kohe seda sama jälle inspektoris proovida, mis ta teeb. Ja siin on nüüd tõesti näha, millest minu siis leht koosneb. SVG, script, üks div ID, dokusaurus ja miskisugune Mermaid tooltip. Ja ongi kogu lehe sisu. Vaatame siit peale korra sellele asjale. Jah, nii ongi. SVG, script, üks div ja üks Mermaid tooltip mingisugune. Ehk rohkem elemente siin ei olegi. Ehk siis juba oli juttu, kuidas see puu välja näeb, et õed, vennad, lapsed, descendants. Descendants annab siis teile täislisti kõikidest lastest ja lastelastest ja nii edasi. Child nodes annab siis ainult selle ühe parent elemendi sees olevad lapsed, aga mitte sealt mööda puud siis sügavale minnes. Ja saab esimest ja viimast asja siis taga ajada. Nüüd, kuidas siis me elemente reaalselt üles leiame? Ehk siis lehe pealt millegi kättesaamiseks on siis mitu erinevat varianti. Esimene variant on siis get-element by ID. Ehk te saate dokumendi käest küsida, et dokument.getElement by ID või ka lihtsalt getElement by ID, sest dokument on teil automaatselt tegelikult olemas. Ja see siis üritab siis leida, kas lehel on vastava ID-ga elementi ja ID on siis HTML-is elemendi atribuut, ehk saate kirjutada div, tühik, ID võrdub, jutumärgid ja sinna siis mingisuguse ID sellele elemendile anda. Ja selle järgi saab neid siis ka JavaScriptis üles otsida. Seda üleüldiselt, mitte küll tingimata alati, aga üldiselt loetakse ID-de kasutamist halvaks tavaks, sest eriti just JavaScripti poole pealt vaadates, kuna me üritame alati ju koodi taaskasutada, mis tähendab seda, et kõik elemendid, asjad, mis me kirjutame JavaScriptis kuskil, tee mulle vorm, pane vormile nupp, mida muud iganes, me tahame neid korduvalt kasutada ja kui sellele nupule on miskisugune ID külge pandud, jõuga hardcode itud,
siis tulemuseks on see, et lehel hakkab meil tekkima korduvalt samasi ID-si. Ja see justkui siis rikub seda reeglit, et ID peaks olema unikaalne. Ja kui tal on siis mitu ID-d lehel, siis hakkab see get-element by ID tegema midagi veidrat. Või ütleme, enamuses ta teeb seda, et ta tagastab teile nimekirjast esimese, mis ta leiab selle ID. Aga see ei ole tegelikult päriselt garanteeritud. See ei ole brauseri mingisuguse standardis või JavaScripti standardis kuskil kirjas, et see nii peaks juhtuma ja mõni brauser võib teile anda, ma ei tea, suvalise ID või nimekirjast viimase või midagi muud selles vaimus. Ehk tore funktsioon, aga ei ole alati nagu tagatud. Ja tegelikult ka selle ID kaudu on siis olemas teil globaalsed muutujad, mida loetakse nagu eriti pahaks praktikaks, et proovida neid siis otse kasutada. Ehk ärme sinna üldse lähe. Nüüd järgmine variant, mida siis otsida või kuidas kasutada, on siis query selector all ja query selector. Ja query selector all kasutab siis CSS-i või CSS-i selektorit, sellest tuleb siin kohe juttu, kuidas siis, mida sinna kirjutada, mille kaudu see elementi üles otsida. Ja CSS-i, ehk siis sinna klassidesse, mida seal tavaliselt kasutatakse kõige rohkem võib-olla, sinna klassidesse võib siis panna kirja igasugused asju, aga neid klasse, mida tegelikult päriselt olemas ei ole, brauser selle peale kuidagi solvu, kui te sinna kirja panete. Ja siis saate selle järgi need üles otsida. Samamoodi siis lubab see query selector, ütleb see CSS-i selektor teil igasuguseid reegleid üles kirjutada, et anna mulle esimene tabel ja selle tabeli seest 3. rida ja nii edasi ja nii edasi. Ehk see on terve omaette nagu regular expressioni laadne selline programmeerimiskeel tegelikult mingil määral, et kuidas neid CSS-i selektoreid kirjutada. Saab teha siis ka matches, closest, contains, ehkki suhteliselt arve käigus, aga lihtsalt teadmiseks, et niisugused asjad on olemas. Siis saab küsida get elements by, saab küsida siis tagi järgi, get elements by class name, get elements by name, juhul kui elementidel on nimi, mis siis käib üle terve dokumendi. Kõik need sellised nagu olemas, aga tänapäeval siis kogu fookus on sellel query selectoril, mida siis kõik kasutavad. Ja siin kõikide nende teadmiste juures on alati see, et get elements by ja mingid veel üsna mitmed asjad tagastavad siis live ehk siis elusa kollektsiooni. Mis tähendab seda, et te võite justkui vaadata, et näe, mul on siin 7 elementi ja korraga on teil seal 5 elementi, sest JavaScript taustal võttis midagi ära või mingi elu keeb nii-öelda edasi ja teie kollektsioon ka tegelikult käigu pealt uuendus. Ehk ta nii-öelda vastab sellele, mis lehel tegelikult parasjagu hetkel olemas on. Ehk siin ka siis tabel nendest võimalikest selektoritest, mida ja kus teha ja seda, et millal siis ta on live ja millal ta on siis nagu mitte live. Ja põhiliselt siis meie fookus on siis sellel, või mida kõik siis kasutavad, on siis query selector ja query selector all. Ja query selector on lihtsalt selle query selector all'i nagu teine variant, ehk ta igal juhul teeb all'i tegelikult ja siis tagastab sealt nimekirjast esimese elemendi. Ja siin on siis näide nendest CSS selektoritest. Tärn siis annab teile kõik elemendid. Kui te kirjutate lihtsalt elemendi nime, div näiteks, saate kõik divvid. Kui te kirjutate punkt klass või nii-öelda punkt ja siis klassi nimi on ju, saate kõik elemendid, millel on selline klassi nimi. Ja ID otsimine, mis on siis see võib-olla nagu järgmiseks kõige levinum, on siis trellidega. Trellid ja ID nimi saate siis elemendi ID-ga. Ja nüüd need saab siin ägedalt kombineerida kõiki need CSS-i selektoreid, ehk siis näiteks element.class, p.intro ütleb, et anna siis kõik p-tüüpi elemendid, millel on küljes klass intro. 2 klassi üksteise järgi, punktiga, anna mulle siis need elemendid, kus on mõlemad klassid küljes. Komaga ja tühikuga anna kõik siis elemendid on ju, kus mõlemad tingimused on täidetud. Ei, see on või vist peaks olema. All, h1 and h2, see peaks või siis olema. Lihtsalt tühikuga, ilma komata on siis vanem laps ehk kõik p-d, mis asuvad divide sees. Siis suurem väiksem märgiga kõik parentid, mis asuvad ühe konkreetse, kõik child'id, mis asuvad ühe konkreetse parenti sees.
ja nii edasi ja nii edasi. Et see on ühesõnaga terve nagu omaette programmeerimiskeel, mida siis tuleb siis natukene studeerida, aga ei ole väga keeruline ja siin jälle AI tuleb teile kindlasti abiks, et küsite AI käest ja AI ütleb teile kohe kolinal, kuidas ühte ja teist asja teha. Nüüd, Tommy puus on siis kahte moodi võimalik siis joosta ringi. Ehk kas te tahate siis näha sealt moment. Nii, ehk siis jääme siia pooleli korraks. Ehk Tommy puu, ehk siin on siis kollektsioonid, ehk see child nodes, ehk siis kõikide node'ide nagu nimekiri, mis teil ühes või teises elemendis on, tundub olevat justkui nagu massiiv või array, aga see tegelikult ei ole seda, ehk ta on siis kollektsioon, ehk siis mingisugune spetsiaalne objekt, mis justkui käitub nagu ta oleks list, aga seal on siis paljud meetodid puudu, mis meil massiivis on, aga te saate konvertida selle massiiviks, ehk siis array from teha. Siis see array meetod ise või array from meetod ise itereerib üle selle nimekirja ja teeb sellest siis tavalise massiivi. Ja see Tommy kollektsioon on siis read-only ehk ainult loetav ja ta on live, ehk kui keegi midagi muudab, siis see kohe ennast ka sisemiselt muudab. Ja seal siis tuleks üle käia for off'iga, mitte for in'iga, sest for in annab teile siiski igasugused sisemised meetodid ja mingid propertid sealt seest välja. Ja millest juba juttu siin oli, kes on kelle laps, on ju, saate siin ringi joosta, otsida siis eelmist sugulast, järgmist sugulast, kes on vanem, kõike muud taolist. Ehk siis kõik võimalikke neid siblinguid taga ajada. Nüüd, kui me siiamaani oleme valdavalt rääkinud siblingust, ehk aeg-ajalt on ka siis elemendid sisse hüpanud, siis see ongi nüüd see vahe. Ja meid tavaliselt huvitavad ainult elemendid, mitte node'id. Ehk node'id siis hoiavad ka endas kõiki neid kommentaare ja tabuleerimist ja igasugused sellised asju, mida me tegelikult tavaliselt saada ei taha, vaid meid huvitab ikkagi konkreetselt HTML-i elemendid. Ehk siis paralleelselt siis nende node'idega on siis ka olemas element-only navigation, mis on võib-olla nagu meile nagu huvitavam tavaliselt. Ja see nüüd räägib ainult siis konkreetselt nendest HTML-i nagu elementidest, ehk siis tagidest. Aga muud sõnad on siis samad siin on ju, ehk siis previous element sibling, next element, parent element, first element, last element ja children. Ehk siis kui meil oli child nodes, siis seal on meil siis nagu mõlemad siis sees teksti node'id ja element node'id, ehk siis ka näiteks kommentaarid, nihutamised, mis muud asjad on ju, siis lihtsalt children annab siis meile ainult elemendid, mis on siis päriselt HTML-i tagid nii-öelda. Muus osas käitub see kõik siis nagu sarnaselt. Ja osad siis Tommy elemendid sisaldavad siis ka igasugused lisa nagu value või properteid, ehk siis näiteks üks, mis on kohe eriline täiesti struktuur, on siis tabelid. Kellel on vaja tabelitega kuidagi JavaScriptis tegeleda, siis seal on nagu igasugust abi selleks, et saab siis kõik need read sealt välja otse lugeda, on ju, headerid, footerid, body, mis iganes muus asjad, sektsioonid, row indeksid ja kõike muud taolist, on ju, ehk siis tabelitega tegelemiseks on terve hulk selliseid abi igasugused elemente olemas. Ja nüüd, kuidas kogu see asi tegelikult kokku tekib, mis on nagu oluline, on siis see, et see kõik tuleb läbi päriluspuu. Ehk kuidas siis defineeritud on, siis kõige ema kõikidele asjadele, tegelikult siin ülevalpool on veel natukene object on siin ka kuskil üleval, lihtsalt on null, on ju, sellest me rääkisime, kuidas neid objekte siis koostatakse JavaScriptis. Aga nii-öelda mõistlikus vaates on siis kõige aluseks on event target'i nimeline objekt, sest kõiki asju on võimalik eventidega, nii-öelda kõik HTML elemendid sisaldavad endas evente. Eventist tuleneb siis node ja node siis jaguneb laiali 3 tekstiks, elemendiks ja kommentaariks. Element omakorda jaguneb laiali 2, SVG elemendiks on siis see graafika ja HTML elemendiks, ja HTML element jaguneb siis juba nagu lõpmatult paljudeks elementideks. Ja kõik need Tommy node'id siis on siis erinevate omadustega, aga üsna palju siis sellest tuleb nagu pärilusega, HTML element näiteks, kuna siin kuskil on ID defineeritud, tekstil ei ole, on ju, elemendil on ID defineeritud niimoodi.
kommentaaril ei ole, tekstil ka ei ole, siis elemendil on ID defineeritud ja nüüd tähendab seda, et kõik need, kes pärilust puust tulevad allapoole, nendel kõikidel on siis näiteks ID atribuut olemas. Nüüd selleks, et neid asju vaadata, siis on kaks sellist põhimeetodit, mida me kasutame omaenda koodis. On siis, millest ka just juttu on olnud, console log, ehk mis siis näitab seda mingit elementi Tommy puust. Ja console dir, mis siis näitab seda sama elementi sellest samast puust, aga nüüd sellisel objekti kujul, mitte siis sellisel nagu HTML-i elemendi kujul. Seda võib siit ka kohe nüüd proovida. Vaatame, kuidas see välja näeb. Lähme inspekteerime seesama veebilehte ja katsume siit midagi üles leida. Näiteks siin on meil nüüd ID-ga Dokusaurus. Selline element. Vaatame, kas ma suudan seda kokku kirjutada siia. Console, log. Mis ta oli? Find element by ID? Ei. Enam ise ka enam ei mäleta. Ma ei ole JavaScriptile tükk aega kirjutanud. Kus oli ID element? Kas ma isegi vist saanud äkki niimoodi või? Sain küll. Ehk siin on nüüd näha selle globaalse ID kasutamine. Ja console log kirjutab nüüd välja sellise asja. Ehk nii, nagu me näeme neid siit elementide puust juba. Ja sellest on aegalt nagu vähe abi, et ma tegelikult tahaks näha, mis seal karu sees, karu kõhus on, mis see window element või täpselt see Dokusaurus asi siis on. Ja kui ma nüüd siia kirjutan dir, nüüd ei läinud nii hästi. Seda ta ei olnud mulle nõus leidma. Vaatame, kuidas me siis saame seda kasutada. Teeme siis ilusti läbi query selectori. Kuulge, ma ei oska enam, aga me ise vaatama. Me olime siis console dir'i juures. Keegi peab mul appi tulema. Keegi ei tule, siis tuleb ise käia. Ikka on query selector all. Sorry, ma teen valet asja. See on, ma pean ütlema, kust ma tahan seda leida. Nii, document query selector all. Ja nüüd, kuna ma tahan leida siis seda Dokusaurust. Nii, ja kuna ma tahan saada siis üht elementi, siis võtame siit selle query selectori. Ja see on sama asja, aga nüüd siis peaks saama teha ka console dir'i. Ja nüüd ma näen siis seda asja objekti kujul. Ehk siis sellisel JavaScripti nagu debug vaates mingisuguses. Ja saan reaalselt vaadata, mis siis sellel elemendil olemas on, mis propertid, kus ta pärineb HTML div elemendist, mis on tema prototüüp ja nii edasi. Näiteks tag name, siit saab kontrollida, tegemist on div elemendiga, kui just ei taha minna seda prototüüpi vaatama. Ja mida muud siit kõike leida saab, on ju last child, last element child, mida muud kõike iganes. Ja omakorda siin on olemas niisugune asi, mille nimi on IDL, kes siis tahab minu lugeda, kuidas siis neid täpselt kirjutatakse. Ja see on sellise nagu IDL-i näide, et kuidas siis seda HTML elementi täpselt defineeritakse. Ja kui nüüd siis vaatame, mida me selle Tommy node'iga siis teha saame siis lugeda oma tag'i, saame lugeda node name'i, kõike muud taolist. Mis siis meid võib-olla tavaliselt rohkem huvitab, kõige rohkem üldse, on siis see inner HTML, millega saab siis modifitseerida elemendi sees olevat HTML-i stringi kujul.
Ja see on üks kõige nagu tüüpilisemaid asju, mida siis teha. Ainuke asi, mida läbi selle inner HTML-i teha ei saa turvakaalutlustel, kui te kirjutate inner HTML-i sisse script tag'id ja panete sinna mingi uue tüki JavaScripti, siis ta justkui lehel oleks olemas, ta Tommy puust täitsa paistab välja, kõik on tore, aga seda skripti teil tööle ei panda. Ehk seda teha ei lasta, aga kõike muud, kui te sinna siis topite mingisugust HTML-i, siis see kõik parsitakse siis brauseri poolt lahti ja kleebitakse ilusti Tommile külge nii-öelda. Ja muidugi warning on ju, ehk see on siis ka kõik ikkagi turvaauk, mida iganes te sinna siis topite. Võib siis juhtuda, et keegi oskab seda kuskilt siis välja lugeda. Ehk mida teevad igasugused kuukid ja just muud asjad, võib nagu veidraks minna. Ehk sellega peab alati ettevaatlik olema. Ja kui te siis tahate kindel olla, et seda nii ei juhtuks, siis on ka olemas selline asi nagu text content, mis siis on nagu tavaline tekst, või sinna võite ka igast asja kirjutada. Või siis peate proovima kuidagi oma seda inner HTML-i, enne kui te sinna mingi väärtuse panete, selle siis ära steriliseerima, et olema kindel, et sinna igast jama ei satuks. Samamoodi on meil olemas outer element, ehk siis outer element või outer HTML annab siis kogu HTML-i, ehk siis see element ise, mida te parasjagu vaatate koos kogu oma deklaratsiooniga ja siis inner HTML. Ja kui te siis outer HTML-i muudate, siis ta lihtsalt asendab selle kogu Tommis kogu selle elemendi ära ja renderdab ta uuesti siis lahti. Ja inner HTML-i on meil siis olemas ainult on ju element nõudidel, ehk siis need, mis on päriselt HTML-i nõudid. Kui teil on teksti nõudid, siis nendel on node value nimeline property. Siis on meil olemas text content, ehk siis, mis võtab siis kõik tag'id maha, ehk kui te loete mingisuguse divi sisu ja seal divi sees on järgmised divid ja mida veel iganes, siis te saate nendest sisemistest dividest nagu mööda vaadata ja ütelda, et anna mulle ainult teksti sisu. Ja text content on siis just nimelt kasulik kirjutada, sest see teeb selle ohutuks kõik teie, kui teil on selles teksti sees mingisugused HTML-i tag'id, siis need muudetakse tekstiks, mida ei parsita siis enam lahti Tommi teile. Ja üks tore atribuut, mis siis meil seal olemas on siis hidden atribuut, millega siis määrata saab seda, kas element on nähtaval või mitte, mis sisuliselt teeb siis style display none'i teile. Aga ei pea siis minema seda style'i näppima, et saate lihtsalt hidden true false teha. Ja lõpuks on siis palju igasuguseid muid properteid, mis siis sõltub väga sellest, et mis elementi te vaatate. href näituseks on ju anchor tag'idel, value, kui me räägime input elementidest, ID, mis on kõikidel olemas. Ja vastavalt siis kõik need HTML-i atribuudid, mis olemas on, nendel on siis ka vastav Tommi property olemas ja me saame seda JavaScriptis lugeda. Ja kuivõrd Tommi nõudid on siis tavalised JavaScripti objektid, siis te saate neid käigu pealt muuta ja vähe sellest, te saate ka sinna lihtsalt igast asju juurde kirjutada. Keegi ei keela teil sellist asja tegemast. Lihtsalt ütlete, et body'l on mingisugune my data, andke aga minna. Ehk nad on see Tommi propertid ja kogu see Tommi süsteem on siis JavaScripti mõistes tavalised objektid, võite teha mida iganes tahate. Ja võite sinna igasugused funktsioone juurde toppida ja võite ka prototüüpe minna muutma ja teha mida iganes. Näiteks siin on siis elemendi prototüübile, ehk siis see laieneb pärast seda kõikidele elementidele, on siis juurde pandud funktsioon say hi, mis automaatselt, kui see välja kutsuda, tekitab siis alerdi ja ütleb, mis elemendiga tegemist on. Ehk sinna saab siis igast asju nagu juurde kirjutada. Nüüd HTML-idel või HTML-i elementidel on siis terve hulk atribuute, ID ja igast muud asjad. Neid kõike saab siis küsida, kas elemendil on atribuut, lugeda selle atribuudi väärtuse, kirjutada see väärtus, nime ja mis iganes asja järgi välja, ära eemaldada atribuut. Ja atribuutide puhul on siis oluline see, et atribuudi nimi on tõstetundetu, ehk suured väiksed tähed ei tee vahet, ja atribuudi väärtused nende funktsioonide kaudu vaadates on alati stringid.
Ja mis nende atribuutidega veel on siis see, et siis peaaegu kõik standardatribuudid on siis automaatselt sünkroniseeruvad. Ehk kui te muudate atribuuti, muutub see JavaScriptis või siis vastupidi, muudate JavaScriptis, muutub see Tommy Boost selle atribuudi väärtus. Ja on mõned asjad, mis ei muutu, ehk siis input.value on üks oluline, millega siis tuleb natukene nagu teistmoodi tegeleda. Ehk see siis sünkroniseerib ainult atribuudist JavaScripti poole peale, aga mitte JavaScriptist tagasi. Kui te JavaScriptist lähete näpite input value, et kirjutate sinna mingi väärtuse, siis JavaScripti poolt vaates ta justkui muutus, aga lähete vaatate Tommy Bood, siis ta ei muutunud. Ja Tommy property'd on siis alati tüübitud. Tavaliselt on nad kõik küll stringid enamuses, aga mitte päris kõik. Näituseks on siis selline asi nagu input checked, mis on boolean stiili atribuut, mis, kui me vaatame stiili tag'i või elemendi on ju atribuuti style, siis meile paistab see tekstina, aga JavaScriptist on see alati objekt, ehk ta parsib kogu selle teksti sealt lahti. Ehk siis vastavalt olukorrale, aga siis ütleme nii-öelda rusikareegel on see, et enamik asjad HTML-is või brauseris ja Tommy Boos on siis meil stringid. Te saate ka custom property'd teha ja sellega võib tekkida igast jama, ehk sinna ei tohiks nagu ise midagi vägivaldselt proovida kirjutada, võib lõppeda mingisuguse crap'iga. Ja selleks, et siis anda arendajatel võimalus sinna midagi kirjutada, on siis data sidekriips atribuudid. Me juba nägime ikka eelmine semester, kui me tegime C-Sharpis Razor Pages'id, kuidas tehakse siis kliendipoolset validatsiooni. Ehk siis C-Sharp serveri poole peal kirjutab siis igale input elemendile terve hulga neid data sidekriips midagi, mida siis JavaScripti poole pealt loetakse ja selle pealt siis tehti validatsiooni. Ehk ei saa kirjutada liiga pikki tekste stringi peale ja mida muud iganes kõike. Ja need on siis tegelikult arendajatel ette nähtud asjad. Võite siin oma mingisugust nii-öelda prefixit kasutada, data sidekriips, teie rakenduse nimi sidekriips, et olla unikaalne. Ehk teoreetiliselt võib siit saada mingisuguse konflikti osalises, kui väga-väga otsida, aga pigem nagu mitte. Aga kui väga tahta, siis jah, tuleb kasutada mingit unikaalset prefixit selle sõna data järgi. Ja need on siis ka nüüd teil kõik siis dataset property'na koodis kättesaadavad. Ehk siis JavaScripti poole pealt. Ja kui te kasutate siis sellist mitut sõna, siis sõna tuleb eraldada siis sidekriipsudega ja see sidekriipsudega eraldatud sõna muutub siis teil nii-öelda selle elemendi sees, element.dataset. Ja siis kleebitakse siis kokku nii-öelda kämelkeisituks. Ja nüüd selle dokumendiga saab siis teha igast asju, ehk me tahame ta modifitseerida. Üks asi on siis, kas teha teksti, seda me tavaliselt tahame suhteliselt harva teha. Me tavaliselt tahame siis ikkagi tegeleda Tommy node'idega, ehk siis teha uusi mingeid div'e, div'isesse mingeid muid asju. Ja see kõik käib siis läbi document.createElemendi. Ehk siis document.createElement ja siis selle tag'i nimi, et see div või midagi muud, teeb siis teile uue tühja elemendi, või siis elemendi mingist tüübist on ju, ja seda elementi algselt ei asuda mitte kuskil, ehk ta ei ole mitte ühegi nagu asja küljes. Ta on justkui nagu sellist dokumendi küljest lastud teha, aga ta ei ela reaalselt kuskil. Ja selleks, et see element siis reaalselt Tommy Boosse tekiks ja nähtavale muutuks, tuleb ta siis kuhugi siis reaalselt panna. Ja selleks panemiseks on siis igal node'il meetodid append, prepend, before, after ja nii edasi. Ehk siis sellega saab siis manageerida seda, kus see siis läheb. Ja samamoodi on meil ka olemas nende igasugused append child ja kõik muud taolised asjad on ju. Ehk siis siin on lihtsalt lühikene koodi näide, kuidas teha üks div. Divi sees on meil üks tekstiosa hello. Divil on küljes ka siis klass. Klass on sõnast klassitüüp või klassi nimi on siis box. Ja lõpuks on see siis append childiga pandud body külge. Ehk ta on siis muutub body minu peast midagi, kas append child paneb nimekirja lõppu või nimekirja taha, ma arvan, või nimekirja ette või nimekirja taha, ma arvan, paneb äkki lõppu. Mis see peaks olema siis nimekirjas viimane child. Võib jälle kohe proovida. Vaatan, kas ma saan seda teha siin tühja veebilehe peal äkki. Okei, tühjaks see nüüd tühi on. Aga nüüd siia kuhugi siia lõppu ta ilmselt nüüd siis pidi tekkima
Ikka see muidugi nüüd nii leht, et sellega ei ole nagu midagi peale hakata siin. Oota, siin on mul mingi viga veel sees, ma näen. Ei ole, kõik on nagu õige. Vaatame, kas ta siit paistab sellest puust ka välja. Kuskilt. Body. Tundub, et seda siin ei lasta isegi modifitseerida. Vaatame, kui ma siin peal seda teen, kas ta siin töötab. Document, body. Jep, siin on nüüd näha. Tõesti läks nimekirja lõppu. Div class box hello. Ja ilmselt on ta ka siis siin lehekülje lõpus nüüd meil kuskil olemas. Kus ma olen modifying the document 2, kirjame kõige lõppu. Jep, siia taha on tekkinud hello. Ja neid siis igasuguseid inserti meetodeid on siis nagu üsna mitu. Saab ka teha siis insert adjacent HTML ehk kuhu te siis tahate seda panna oma iseenda suhtes. Ettepoole, tahapoole, kuhu iganes. Samamoodi te saate siis elemente ära võtta. Selleks on siis node remove ehk mis eemaldab siis iseenda. Ja saate node'i kloonida ehk siis saate teha koopia sellest vastavalt kas siis sügava või mitte nii väga sügava. Siis te saate stiile ja klasse muuta, mis on justkui suhteliselt lihtne, aga siin on mingisugused abikavalused tehtud. Ehk te saate siis otseselt kas klassi muuta, ehk siis on class name, mis siis vastab sellele klassi atribuudile, ehk siia te saate kirjutada mingi stringi, aga on olemas ka class list, mis siis lubab teil muuta seda nii-öelda nagu kollektsioonina. Ehk kui teil on objektil või elemendil mitu klassi küljes, siis siit vaatab see asi teile vastu listina ja saate siis listist eemaldada, lisada, sisse välja lülitada, küsida, kas mingi klass on seal küljes, kõike muud taolist on ju. Ja siis see teine, style, selleks on siis ka olemas kaks asja, element style, mis siis lubab teha igasuguseid huvitavaid asju, ehk siis element style teeb selle asja teile lahti nagu objektiks. Ja iga stiili property on seal siis olemas, kõik, mida siis CSS-is üldse olemas on, ja saate nendele väärtuseid omistada ükshaaval. Ja siin samamoodi siis muutuvad asjad, kui teil on mingid sidekriipsudega asjad, siis sidekriips tähendab nii-öelda suurt tähte. Ehk siis näituseks see Moz border radius, see on selline asi, mis algab juba sidekriipsuga, ehk siis see muutub siis button style Moz border radiuseks. Border left width, kuna siin ei alga sidekriipsuga, siis see väikse tähega, muud iga sõna siis tuleb suure tähega. Ja siin lihtsalt kiire meenutus teile, seda nüüd pähe ei pea õppima, aga selline, kuidas siis täpselt neid elemente ja nende paiknemist ja suurust nüüd ekraanil siis tuleb arvutada. Kõik võimalikud on ju paddingud, borderid, height'id, kõik muud. Ja kui me scrollime, siis igasugused offset'id ja scroll height'id ehk mis ta sisu siis päriselt on, mis osa on see, mida me sellest näeme ja kõike muud taolist. Ehk seda te peaksite juba kõike siis kuskilt HTML-i kursuselt enam-vähem nagu aimama, millest siin jutt on. Jällegi, see ei ole midagi, mida peaks nagu pähe õppima, vaid siit peaks nagu pähe õppima, et ahah, need asjad on olemas kuskil. Et kui mul on vaja nüüd täpselt arvutada, kus mu element ekraani peal on, siis ma saan seda siit ühel või teisel viisil siis kasutada. Ja mida meil tavaliselt vaja on kõige rohkem, on siis just nimelt vaja välja arvutada, et kui kõrge mu element on ja sellega on nüüd siis see häda, et erinevad brauserid teevad seda natukene erinevalt ja tänapäeval eriti suur nagu probleemiallikas on Safari, kes teeb ikkagi asju natukene teistmoodi,
või ütleme ka, mida Mac OS X teeb ja nüüd äkki ka Windows, on siis need sellised ära kaduvad scroll-baarid. Minu oma siin parasjagu on küll näha, aga aeg-ajalt Mac peidab need ära, eriti peidab ta ära neid iPhone'i peal ja seal siis on sellega nagu häda palju, et mis siis minu tegelik dokumendi kõrgus on ja kui ma tahan mingit elementi kuhugi ekraani peale panna või mingisugust modalit teha või mida muud niukest, siis tuleb sellega seal vaeva näha, et see täpselt välja arutada, mis suuruses midagi mul olema peaks. Samamoodi saate ka lugeda, on ju, et mis kohas ma parasjagu olen ja saate scrollida. Scroll to ja scroll by ja scroll into view, ehk saate siis mingisuguse elemendi paika scrollida, et see aknast teil näha oleks. Ehk selline, siin nüüd olid siis põhiliselt sellised HTML-i nagu asjad said läbi käidud, mis teil enam-vähem umbes vaja võiks minna. Jällegi, neid nüüd peast teadma ei pea, aga põhiline on selle nagu põhimõttest arusaamine, et DOM on meil puu, seal puus on kogu meie HTML-i algne source lahti joonistatud, siis on pandud tööle kogu JavaScript. JavaScript on sinna DOM-i kõik elemendid juurde kirjutanud, kõik, mis meil DOM-i puus on meil võimalik JavaScripti kaudu siis lugeda ja modifitseerida. Väikese erisustega, et enamik on tekstid, mõni üksik asi ei ole tekst, mõnel üksikul asjal on ka päriselt tüüp olemas. JavaScripti mõistes on see kõik tavaline objekti puu, saate sellega teha mida iganes, ka seda pärilust näppida ja sinna mingeid meetodeid juurde kirjutada, mida iganes. Puu on elus, ehk kui kasutaja midagi teeb, siis puu reflekteerib seda, mida kasutaja tegi. Kui te JavaScriptis midagi tegite, siis omakorda puu muutunud asend reflekteerub kohe ekraani peale. Ja eraldi teema on siis see, et kõikidel siis nendel asjadel siin on siis ka terved eventid küljes, ehk sündmused, ehk iga klikk, iga submit, iga asi, mis selles puus toimub, trigerdab ka mingisuguse sündmuse, mida siis hakkame järgmiseks vaatama.